Üks vestlus mahub tänasesse hooaega veel ja möödunud laupäeval oli meil saates külas tunnustatud stilist Anatoli Ein, kes tutvustas selle sügise kingamoodi ja meil on väga hea meel, et Anatoli oma väga kiire graafiku juures sai meile saatesse tulla. Anatoli, ma tean, et sa teed stilistikat väga paljudele vene artistidele, kes filmivad oma videoid siin Tallinnas. Kas praegu ka mõni suur vene artist on siin Tallinnas oma videot tegemas? Ja, see on õige. See on kogu aeg on saladus, kes tuleb ja teeb muusikavideot siin. Ja näiteks üks suur populaarne vene artist on Dmitri Malikov. See on paar kuud tagasi me oleme teinud teda muusikavideoi. Kuidas sinust üldse sai stilist ja miks sa valisid selle ameti? Ma ise olen õppinud ülikoolis õppinud disain. Ja siis ma otsustasin, et ma soovin koostööd teha disaineritega. Et see on päris tore, kui me saame korraldada mingi üritus, kus osalevad mitu disainerit, näiteks 2-3 ja nendel on oma stiil. Ja siis ma saan vaadata, kuidas see kokku panna, kogu see nagu üritus, kogu see stilistikat, et kõikidele see meeldib ka. No sa oled nii-öelda kokku pannud väga palju erinevaid moeshowsid ja üks toimus alles sel nädalal. Milline see oli? Ja sellel reedel oli Bastioni kollektsiooni esitus, mis ma olen korraldanud see showd. Et Bastioni kaubamärk, ma mõtlen, nendel on kõige naiseleksi stiil ja mis ma olen nagu üldse Eestis näinud. Kõik need kangad ja siis ikka need lõiged. Ja siis ma mõtlen, et iga Eesti naine saab midagi valida sellel kollektsioonil. Ma olen korraldanud päris palju erinevat showd ja olen töötanud koos disaineritega ja suure kaubamärkidega ka. Ja kõige suurem ja populaarsem bränd oli Ivo Nikola, mis me oleme teinud paar kuud tagasi. Ja minu nagu lemmikud disainerid, kellega mulle väga meeldib töötada või koostöö teha, see on üks vene disainer, kes elab siin Eestis, see on Julia Havanskaja ja Eesti disainer Ave Tamme ja ikka Kirill Safonov, päris ekstravagantne disainer ja palju teised ka. Milline oleks aga sinu selline moenõuanne naistele selleks sügiseks? Kogu aeg meil tulevad uued trendid, kui tuleb uus hooaeg. Aga igal juhul on igal inimestel, naisel on oma iseloom. Ja siis kõige tähtsam, et iga naine näitab oma iseloom. Me saame natuke aidata, vaadata mingi aksessuaarid või värvigamma, mis nagu kasutada. Aga kõige tähtsam, et igal naine on oma see isikupära. Ja, isikupära. See on kõige tähtsam. Nii et oluline on mitte pimesi järgida moodi, aga säilitada enda isikupära. Ja, õige. Ja selle nõuandega me ka tänase hooaja lõpetame. Ilusat nädalavahetust ja kohtumiseni järgmisel laupäeval.